Tere päevast! Olen saabunud botaanikaaeda ilusa kollase põõsa alla. Kollast salli mul täna ei ole, siis ma tulin kollase põõsa alla. Ilm on läinud soojemaks. Et rääkida natukene paarist tähelepanekust, mis mul tekkis seoses muinasjutuga Punamütsike. Et kes ei ole nüüd lugenud või kuulnud kunagi muinasjutu Punamütsike, siis need peaksid lõpetama selle mõtiskluse vaatamise ja kuulamise, sest ma paratamatult räägin natuke selle muinasjutu sisust. Aga ma eeldan, et me üldiselt vist teame, mis seal muinasjutus toimus. Jah? Et tavalugu on siis selline, et Punamütsike peab minema vanaemale pannkooke ja muid nikse viima. Ja ta teekond vanaema juurde läheb läbi metsa ja tema ütleb talle enne, et ta hundiga ei tohiks rääkida. Ja ka Punamütsikene ikkagi teeb seda, hunt on väga kena ja šarmantne. Saadab ta vanaemale veel lilli korjama, et teile viisakas ainult kooki ja ma ei tea, mingit mahle, mida ta iganes ta sinna vedas, eks ju, viia, et peaks lilli ka viima. Ja selle ajal, kui Punamütsikene lilli korjab, hunt, kes on muidugi ka Punamütsikest välja uurinud, kus vanaema elab, eks ju, läheb vanaema juurde, sööb ta ära, paneb vanaema riides selga ja siis jääb Punamütsikest ootama, kelle ta ka ära sööb. Ja siis algses versioonis lõpebki sellega ära, et vanaema Punamütsikest süüakse ära ja olgu selline siis edaspidiseks õpetuseks või mitte neile enam, või teistele, eks ju. Aga uuemas versioonis siis on kas mingid jahimehed või puuraidurid, kes tulevad ja päästavad siis Punamütsikese ja vanaema hundi kõhust ära. Ja mis tähelepanekud mul tekkisid seoses selle muinasjutuga, mida võib-olla tähele ei panda. Et ema ütles Punamütsikesele, et ta ei suhtleks hundiga. Ja? Aga ema, ma arvan, kasutas sellist hundi mõistet, mis on meil nagu kõigil peas. Et kui viimasel lugeda Eesti meediat, siis on tavaliselt sellised lood, et keegi oli kodus, oma eramajas ja väike koer oli aias ja siis hunt tuli ja sõi koera ära. Et sõnas hunt on juba sees teatav selline karmus, ütleme, inimese vaatanugast vaatas ka kurjus, hundi vaatanugast vast mitte, eks ju. Et hunt on selline karm ja jõhker olevus. Ja mis siis tegelikult juhtus, oli see, et kui Punamütsike selle hundiga kohtus, hunt oli äärmiselt viisakas, kena, naeratav, šarmantne, võluv ja see läks lahku sellest, mis peaks sõnas hunt sees olema. Ja Punamütsike ei olnud selleks ette valmistunud ja seetõttu oli teda suhteliselt lihtne rajalt maha võtta. Tema oleks pidanud Punamütsikesele ütlema, et hundid on mõningad väga kenad, naeratavad, näevad välja sellised sooja südamega armsad olevused. Nagu sooja südamega armsad olevused. Aga Punamütsike seda ei öeldud ja siis ta oli ette valmistamata ja ta oli hundile kerge saak. Et küsimus oli, kui ema oleks rääkinud huntide kohta sellist paremat infi, et oleks andnud talle sellise täiuslikuma pildi, mismoodi hundid tegelikult on, vähemalt see muinasjutu hundid, kes räägivad inimkeeli. Kas Punamütsikesel oleks olnud võimalus pääseda? Tegelikkuses vast mitte, sest üks on see jutt, teine on tegelikkus, et see hundi šarmantsus on ikkagi võinud kõigest hoolimata Punamütsikes ära võluda, aga kindlasti oleks olnud pisut ettevaatlikum ja oleks olnud suurem šanss pääseda. Kui suur see suurem šanss oleks olnud, võib-olla mitte väga suur, aga ikkagi ma arvan, et see oli lapsevanema kohus, ema kohus oleks olnud rääkida Punamütsikesele tõtt, mida ema ei teinud. Ja teine asi, mis mulle silma jäi see, et tal ei olnud seda, et see olukord, kui ta oli juba vanaema ära söönud ja pani vanaema riided selga, tööriided selga, siis Punamütsike ei saanud aru, et tegemist on hundiga. Et üldiselt mina kujutan ette, et kui see hunt paneb inimese riided selga, siis ikkagi ta inimene välja ei näe. Et tegemist võis olla sellega, et Punamütsike oli, kas tal oli mingi silmadega mingid probleeme, et ta hästi ei näinud, mis jällegi on kivi ema kapsaaeda, et miks ema ei muretsenud Punamütsikese prille. Ja öelda, et võib-olla varasel uusajal, mis Punamütsike on, see Charles Perrault veerend 17 sajand, kui ma ei eksi. Et sellele võib-olla ei olnud võimalust, aga ühesõnaga teine on see, et Punamütsike võib-olla natuke lihtsameelne, et ta uskus kõike, mida ta räägiti. Jällegi
kiviema kapsaaeda. Nüüd ühesõnaga see, ma tunnen nagu seda muinasjutu lugedes, et see tegelik kurjam, kes seal taustal nagu on, no ütleme praktiliselt, no tegelikult kurjam oli ikkagi hunt, eks ju, hunt panigi toime kõik need kuriteod, aga kes nagu last ette ei valmistanud, oli ema. Nii et ma arvan, et see ema ei suhelnud piisavalt oma lapsega ja seetõttu tekitas sellise ohtliku olukorra. Et see oli see minu nägemus muinasjutus Punamütsik, nii et tuleks edaspidi lapsi hoiatada, et kõik hundid ei ole sellised, kes söövad kohe koera ära ja siis järgmine kord tulevad järgmised koera järele. Et mõned on sellised armsad ja viisakad ja suu ja südamega tunduvad olevat, aga tegelikult on asjalood natukene teistsugused.